ओ वेनुमिन की दोहिता, तूने उस चांदी के दर्पण में Traditsioonilise eepose lugemisega Võru Kreutzwaldi pargis ning piduliste rongkäiguga Kandla aeda algas neljapäeva õhtul 23. Võru pärimustantsufestival, mis sel korral on pühendatud valsile. No, eks välisrühmad on alati olnud tõmbenumber, see aasta on meil 6 välisriigist külalisi: India, Inglismaa, Rumeenia, Serbia, Makedoonia ja Läti tuleb laupäevaks ja pühapäevaks, et nemad tulevad meil lühivisiiti tegema, et lähinaabritel hea lähedal tulla. Homsest alates on Inglismaa pärimuspäev, see on muuseumi õues, see on eraldi piletiga, et kus siis inglased tutvustavad oma kultuuri, kombeid, riideid, miks nad just sellist tantsu tantsivad, et Inglismaa puhul on ju hästi huvitav see, et on meesterühmaga tegemist, et ainult mehed tantsivad. Ja pakutakse ka natukene süüa-juua, kella 5 moodi midagi on inglastel ilmselt plaanis, et aga tuleb kindlasti koha peale tulla. Laupäeval on India pärimuspäev ja pühapäeval on Rumeenia. Üle 2 aastakümne Võru folkloorifestivali nime kandnud folgipidu korraldatakse tänavu 2. aastat Võru pärimustantsufestivali nime all ning rõhuasetuse seadmist tantsule ei ole tulnud kahetseda. Eristuda see aitab, sest et neid igasuguseid folginimelisi festivale on Eestis ju suve jooksul hästi palju. Ja kuna me tahame rõhutada, et meile festival on ikkagi tantsufestival, siis ma arvan, et see on täiesti õigustatud, et me selle nimemuutuse tegime ja meie kujundus ja ilme on ka selles mõttes muutunud, uuema näo saanud, et meie noored tegijad on väga tublit tööd teinud. Et tundub, et on laiemat kõlapinda saanud küll see festival. Kuna ilm on tänavu suvel soosinud pigem varjualuseid ettevõtmisi, on ka festivali korraldajad valmis selleks, et osad välikontserdid tuleb vajaduse korral läbi viia Kandlemajas. Avakontsert kindlasti toimub väljas. Tulgu sealt taevast siis mida iganes sellel hetkel, et kui lapsed Tallinnas said hakkama peol, siis meie saame ka selle 1 päevaga hakkama. Teised kontserdid on täpselt, kui vihma sajab, siis viime kuskile sisse kas Kandlesse või vastavalt vajadusele, et siis lihtsalt jälgida infot. Aga et uue asjana siis lõppkontserdi olemegi planeerinud kultuurimaja sisse, et siis piletiostjaid kindlasti oleks hea vaadata ja selline hubasem. Ja et kohtade arv on piiratud, et siis sellega tuleb lihtsalt arvestada. Festivali programmi kuulub lisaks pärimustantsule ka palju muud, mis Võru linna 4 päevaks endasse seob. Uus asi jälle on ka laupäeval toimuv võistu tantsimine, et lisaks depo võistu mängimisele on meil siis nüüd sellel aastal võistu tantsimine pealkirjaga Ummamuudu tants, et ühes Ummamuudu liinas peab ikka üks Ummamuudu tants ka olema. Ja on 2 osas. Esimeses osas rühmad võtavad mõõtu siis labajala valsi sammus ja võistlevadki, näitavad, kuidas nad labajala valsi oskavad, ehk siis meie seda kõige traditsioonilisemat tantsusammu. Ja teises osas saavad julgemad ja hakkajamad loojad panna proovile oma kiirloomingu võimeid, et lastakse neile mõned korrad täiesti uut muusikapala ja nad peavad koha peal, siis antakse neile natuke aega ja koha peal uue tantsu tegema. Ну что, потихоньку пойдем.